oleme Karmen ja Erika. Toome esitlused sellesse esitluskeskusesse. Jah, ja võib-olla ülevaatlikult räägime, mis me teeme siin. Räägime äkki natukene enda taustast ka enne, et me oleme küll siin digitaliseerimise valdkonnas uued tegelased võrdlemisi, aga avalikus sektoris on siis meil pikemaajalisem töökogemus, et me oleme kokku puutunud ka nende lahendustega, millest me siis räägime meie välismaa kolleegidele. Et ma alustan endast. Mina töötasin varem Töötukassas juhtumikorraldajana ja tausta poolelt ka siis olen õppinud riigiteadusi ja praegu teen magistrit avaliku sektori juhtimises ja innovatsioonis. Et just juhtumikorraldajana Töötukassas puutusin hästi palju kokku meie digitaalsete platvormidega, nägin ära väga hästi, kuidas XD aitab meil siis kogu seda protsessi kiirendada ja kõik need otsustustoed, et mis meid tulevikus ees ootab ja millised võimalused meil tegelikult juba olemas on. Mina haridustaustaga tulen varasemalt koolis, töötasin, aga enne seda raamatukogus ja jälle hästi tihedalt selle digiteemaga koos, et aitasin koolitada siis päriselt need nii-öelda nagu me ütleme, et vanurid võisid tulla siis, eks ju, raamatukogudesse ja õppida neid digioskusi. No siis ma olin üks neist, kes õpetas. Ja Eesti arenes, eks ju, väga jõudsalt siin digiarengu maastikul ja tekkiski nõudlus teiste riikide poolt ka, et tuleme ja vaatame, mis Eesti teeb siis ja seetõttu olemegi meie üks kompetentsikeskus, kes seda keskselt juttu saab rääkida. Väga väärikalt hoiame Eesti brändi ja oleme ka kohtumiskohaks teistele ettevõtetele, et üks osa meie missioonist on ka Eesti majanduslikke sidemeid siis selle kaudu ka tugevdada. Ja võib-olla siis sellised peamised 4 suuremat gruppi, kes meil siin tihtipeale vastas istuvad. Et kõige ilmselgem võib-olla siis teiste riikide avaliku sektori esindajad, kes siis kohalikud omavalitsused, mõned asutused või siis ka ministri tasemelt. Et siis sõltuvalt nende vajadustest, mida nad tulevad Eestisse otsima, mis on nende murekohad, et meie siis proovime nende vajaduste järgi oma esitlust kohandada ja näidata, kuidas oleme meie nendele probleemidele lähenenud. Ja samamoodi toome ka enda vaadet siia sisse või püüame seda võimalikult inimese keskselt näidata, nagu me oleme need samad digiühiskonna liikmed, siis päriselt näitamegi, et mitte see ei ole üks selline mingisugune visioon, millest me räägime, aga et see on päriselt funktsioneeriv digiühiskond. Just, ja minule selline südamelähedane grupp akadeemikud, teadlased, et me üritame neid ka väga palju toetada, just et meil käivad tihtipeale ülikooligrupid, aga kui meil ongi näiteks kas või üliõpilased, kes teevad uurimistööd ja soovivad saada mingisugust intervjuud, neil on küsimused, et kui vähegi võimalik ja kui meil aega on, siis me üritame ka nendega suhelda. Et meie siin hästi tihti räägime just sellisest avalikust ja erasektori partnerlusest, aga tegelikult on ju meie akadeemikutel ja teadlastel ka väga suur roll digiühiskonna ja üleüldse ühiskonna ülesehitamisel, et seda ka siis välismaal. Et kui nad juba väga alguses saavad oma kontaktid Eestist ja me saame väga sõbralikult jagada oma lahendusi, ja siis omalt poolt kontakte uute sobivate inimestega, et siis lõpuks, kui nemad on juba otsustajad, et siis nad teavad, kuhu tagasi pöörduda. Kommenteerin seal vahel, et e-riik ei ole ainult nagu PR ja turundus, siis tavameedia mõttes, et tegelikult me saame riiki turundada läbi teadustööde. Just. Kui me saame oma e-riigi nagu tsiteeringutesse endetena sisse, siis see on omakorda nagu turunduskanaliks meil. Just. Edasi minna. Ja, ma siis võtan järgmise grupi ka. Tihti suhtleme ka ajakirjanikega, et nüüd me tuleme selle PR ja turunduse poolele tagasi.
Tihtipeale, kuna me oleme suutnud tänu teile ja kõikidele teistele meie kolleegidele avalikus ja erasektoris teha nii lahedat tööd ja turundada meie e-Eestit, siis tihtipeale tuleb väga palju küsimusi. Ja kuna raske on orienteeruda, kelle poole pöörduda kohe, kuna meil on digitaliseerimine lihtsalt nii valdkondade ülene, siis olemegi meie selline esmane kohtumispunkt, kus me saame loodetavasti kõikidele nendele küsimustele vastused antud. Ja viimaks siis ka erasektor, et samuti just selline sidemete loomine, et tihtipeale on meil siin vastas ka erasektori kolleegid istumas teistest riikidest, et nemad otsivad endale kas siis partnereid Eesti IKT ettevõtetest või teistest tehnoloogia valdkondadest, et siis meie saame ka oma kogemust jagada ja viia kokku neid ka meie erasektori kolleegidega. Võib-olla lähme sisu osasse. Ja, nii. Aga enne, kui me nende põhitahkude juurde jõuame, ma räägin kähku üle ka sellised üldpõhimõtted, mida me siis üritame oma avalikus sektoris jälgida, kui me loome teenuseid meie inimestele, kes siin elavad. Ja kõige peamine siis kas citizen-centric või siis human-centric, et me alati peame meelest pidama, kes on see lõppkasutaja. Et mida suurem vahe tekib otsuste langetajate ja lõppkasutajate vahel, seda suurem tõenäosus on, et see kasutaja ei ole teenusega rahul. Et me peame alati olema siis inimese kesksed ja mõtlema, kellele ja mida me toodame, mis on see väärtuspakkumine. Et tihtipeale, kui me kohtumegi siis delegatsioonidega, see on see probleem, mida ma näen. Lihtsuses peitub võlu. Tihtipeale on teenused väga keerulised, disain pole ühtne, keelekasutus on väga keeruline, et me peame kõige selle peale mõtlema, et ma arvan, et kui me just räägime näiteks eesti.ee-st ja teistest avaliku sektori portaalidest, see ei ole koht, kus me saaksime näidata oma võõrsõnade või akadeemilise keelevara. Just, et me peame mõtlema, et need laused oleksid võimalikult lihtsad, arusaadavad, et kui sellest saab aru näiteks 14-aastane laps, siis on suurem tõenäosus, et kogu populatsioon saab aru, mida riik tahab edasi anda. Ja muidugi. Jah. Te mainisite just siin enne, et umbes 1 miljon kasutajat patsiendiportaalil kuus. Me Eerikaga panustame väga palju sellesse, et tihtipeale näitame meie külalistele patsiendiportaali ka, aga räägime siis juurde, et kuna see oli nii uhkelt valmis tehtud juba nii kaua aega tagasi, et me oleme palju õppinud ja praegu töötame selle kallal, et ka meie patsiendiportaal oleks tulevikus palju kasutajasõbralikum. Aga jah, ma isegi kunagi, kui esimest korda patsiendiportaali lahti võtsin, pidin mõtlema, et mis see epikriis siis on. Et inglise keeles ma ütleks, et see on palju selgemini arusaadavam, et nemad ei taju, mis on meie probleemid. Aga järgmiseks siis juba oleme maininud seda avaliku ja erasektori koostöö. Väga väärtuslik. Meil ei pea avalik sektor võistlema erasektoriga. Või õnneks juba 90-ndatel me avastasime, et see on väga väärtuslik koostöö. Mõlemad pooled saavad sellest kasu. Et tihtipeale jälle, kui ma toon võrdluseks neid delegatsioone, kes siin käivad, nendel on väga raske usaldada erasektorit just avaliku sektori lahenduste loomisel. Ja siis ongi tekkinud selline olukord, kus riik peab võistlema erasektoriga, et need helged pead endale saama. Olgem ausad, igal riigil on väga raske võistelda erasektoriga, kuna erasektor tihtipeale võib pakkuda palju rohkem ressursse või siis meeldivamaid töötingimusi tihtipeale. Et õnneks meil selline avalik ja erasektori koostöö on andnud selle ühiskonna, kus riik ja ettevõtjad saavad koos innovatsiooni nimel töötada. Internetiühendus
see on vist meil midagi sellist, mida me võtame väga iseenesestmõistetavalt, aga mina olen näinud väga palju uudiseid viimasel ajal, kus riik piirab oma kodanikel ligipääsu internetile. Et meil on selline armas ütlemine välja kujunenud, et internetiühendus on sotsiaalne õigus. Ja just minu selline isiklik lootus on, et võib-olla ainukene selline positiivne pool, mis pandeemiast välja tuli, on see, et inimesed said aru, et kodus töötamine ei olegi tegelikult nii võimatu. Ja kui inimestel on arvuti, neil on hea internetiühendus, siis ehk me saame koos kõik ääremaastumise vastu võidelda, kuna Eestis ongi ainult siis Tallinn ja Tartu sellised suuremad keskused ja ülejäänud piirkond ongi sisuliselt ääremaa. Et kui meil on hea internetiühendus ja mugavad võimalused inimestel, et kodus tööd teha, siis varsti hakkame ka väiksemaid piirkondi täitma. Jah? Needa Varnias. Paremal on kirikut on Telia, vasakul on Elisa internet. Ja kui sa jumala eest pead olema paremal kirikut, siis selleks, et saada ühendust, pead sa jooksma vähemalt kilomeetrit. See on suvine kogemus. Jah, peame. Ma olen hästi ettevaatlik selle lausega, kui ma ütlesin, mul on see meeles, kuidas ma jooksin ühele ja teisele poole. Jah, tuleb välja, et me peame ka ikka selle kallal tööd tegema, aga mina olen ka pärit ühest pisikesest linnast Viljandi maakonnast, et mina olen näiteks näinud, kuidas noored pered lähevad tagasi sellesse väikesesse linna, mida on alati väga tore vaadata. Võib-olla see on selline sundolukord, sest Tallinnas lihtsalt kinnisvara osta on väga keeruline, aga nad saavad väga edukalt ka selles väikeses linnas nüüd hakkama. Ja just üldse, miks me alustasime teenuste digitaliseerimisega, et inimesed saaksid võrdselt ligipääsu avaliku sektori kõikidele teenustele, et inimesed ei peaks sõitma suurematesse keskustesse, et meil võivad need teenused olla, aga neil peab olema ka internetiühendus, et sellele kõigele ligi pääseda. Paljud meist mäletavad aega enne Eesti Vabariiki, et demokraatia on väga-väga oluline meile, individuaalsus on oluline ja just see mõtteviis, et iga inimene on oma andmete omanik, olenemata sellest, kes neid haldab, on väga oluline meile, et just ma teen sellise lühikese ülevaate, et kui me üritame näidata oma külalistele, kuidas meie siis proovime tagada selle läbipaistvuse ja nüüd rääkides näiteks nõusolekuteenustest, et kuidas me liigume selle poole, et inimestel on veel rohkem otsustusõigus selle üle, kes mida nende kohta näevad. Aga nüüd ma annan kõnepuldi üle Eerikale. Ja mina räägin teile, mis on siis selle digiriigi retsept, sest selle järgi tegelikult tullakse. Vaadatakse, et siin on ju funktsionaalne digiühiskond olemas ja nad tahavad ka midagi sarnast saada. Et millest me siis alustame? Need printsiibid on väga hea koht, kus alustada. Esimesed sellised nagu nii-öelda kokkulepped, sellised sotsiaalsed kokkulepped, et mis meil peab enne olemas olema, kui me tehnoloogia toome, sest et see ei ole ju tegelikult see punkt, mis hoiab innovatsiooni tagasi, just kui meil ei oleks tehnoloogiat olemas. Meil ju on, igal pool on väga uus tehnoloogia, see areneb meeletul kiirusel. Aga kuidas seda kõike rakendada ja kuidas luua päriselt funktsioneeriv ühiskond? Nii et sisuliselt see on selline väga 1, 2, 3 slaid, mida tutvustada, su jahu ja munad ja piim, et teha väga hea pannkook. Esimene komponent on selline usaldusväärsus. See on see koht, kuidas me autendime ennast, kuidas me päriselt tõestame, kes me oleme digitaalses keskkonnas. Siin tuleb alati öelda, et jah, Eesti elektrooniline identiteet on plastikkaardil. Ja väga õigustatult minu meelest ka tuleb kriitikat, et see on natukene vananenud ja ongi vananenud, aga me alustasime 20 aastat tagasi.
Eesti elektrooniline identiteet saab 20 aastaseks, eks ju, et see oli parim tehnoloogia, kust meie alustasime ja seetõttu me ei ütlegi, et teised riigid peaksid sedasama duplikeerima. Küll aga nad peaksid seda kontseptsiooni duplikeerima. Et see oleks selline, meie näeme meie näitelt, Eesti näitelt, et see on tsentraalne, et see on üks sisenemiskoht, et see on inimesele väga lihtne ära õppida, kuidas ma login sisse kõikidesse avalikesse teenustesse, see on alati ühesugune hea kogemusega ja kindel, aga see peab olema ka turvaline. See ükskõik, mis tehnoloogia seal taga on, see kontseptsioon peab alati olema korratav ja turvaline. Siis teine samm, kui me oleme nüüd näidanud, kes me oleme elektroonilises keskkonnas, siis on see kättesaadavus. Jällegi me ei ütle, et kui te läbi XD oma andmeid ei vaheta, no siis digiriik ei toimi. Noh, ka ei ole tõsi, eks ju. Meie oleme lahendanud läbi XD, mis on digitaalne selgroog meie ühiskonnal, absoluutselt vajalik komponent, aga kuidagi peab see andmevahetus päriselt hakkama toimuma, eks ju. Koos talitlusvõime, imeline sõna. Et me ju ütleme ka, et tehnoloogia on avatud lähtekoodiga, minge ja laadige alla ja kusjuures väga paljud ka pöörduvad meie keskuse poole, et me nagu proovisime, tehnoloogia on, aga see justkui ei tööta. Et mis on siis see 3 tilka verd ristteel, mis eestlased panevad, et meie XD toimib, aga kuskil mujal siis võib-olla. Et kogu see õigusruum, kõik see protseduurika ja kokku integreerimine, see, et me päriselt vaatame ka inimese keskselt, inimese vaatest, et need andmed, jah, me anname ära oma andmeid, riik kasutab meie andmeid, et pakkuda meile teenuseid, aga siis ta võiks ju ka mugavalt piirideta meile hästi meeldivaid teenuseid pakkuda. Nii et kuidas me päriselt toome kõik selle erineva digitaalse andmestiku, mis on väga-väga suures koguses, kuidas me paneme selle omavahel rääkima. Ja viimane koostisosa kindlasti selline täiuslikkus või selline koos terviklikkus. Ja jällegi väga moodsad sõnad, eks ju, plokiahel ja Eesti esimene valitsustasemel riik, kes kasutab plokiahelat ja andmesaatkond, hästi innovaatilised kontseptsioonid. Aga tegelikult väga oluline ikkagi rõhutada, et see nagu security element või et see, et oleks turvaline kõige alguses, see on oluline. Sa ei saa hakata ehitama elektroonilist identiteeti, siis mõelda, et hiljem tuleb mingisugune polster sinna ümber, mis ta turvaliseks teeb. Või et hakkame andmeid vahetama ja siis vaatame, kuidas me selle turvaliseks teeme. Et see peab tulema ikkagi täiesti baastasemelt algusest peale kaasa kõik protsessid oleksid turvalised. Aga jah, loomulikult küsitakse nende huvitavate kontseptsioonide kohta ka ja siin võib-olla tasuks öelda, nagu, kui võib-olla te ise ka plokiahel kommenteerite, et äkki niimoodi samm tagasi, et me ei räägi krüptost, eks ju, me ei räägi bitcoinidest, millega riik tegeleb. Me räägime lihtsalt hästi tugevast standardist. Et Eesti on läinud selle teed, et me oleme valinud objektiivse tõe, mitte pimeda usu, mis tõttu plokiahela tehnoloogia meile seda ka pakub osaliselt. Ja andmesaatkond alati väga selline, alati delegatsioonid mõistavad, kui neile öelda, et me oleme selliselt geopoliitiliselt väga komplitseeritud piirkonnas, et on hästi mõistlik, kui me viime osad koopiad oma andmetest sellest piirist veidi kaugemale. Lihtsalt igaks juhuks, ei ole tea. Nii et jah, sisuliselt selline retsept, mis komponendid peaks olema. Jällegi võib-olla mitte nii väga absoluutses võtmes, et Eestil toimib see nii, et tehke ka nii ja kindlasti läheb tööle, aga tuleb kuidagi oma kultuurilises kontekstis, tehnoloogilises võimekuses ja vastavalt selle ühiskonna ootustele need kontseptsioonid kuidagi mugandada. Aga me näeme, et need on need tükid, mis tuleb laduda, et peale kasvaks, selle vundamendi peale kasvaks tugev digiriik. Lähme siit edasi. Ja muidugi siis
peame rääkima tulevikust, et 99% avaliku sektori teenustest on kättesaadavad juba internetis meil, aga see ei tähenda, et me oleme jõudnud kusagile finišisse või nüüd on meiega kõik. Et me ikkagi jätkame oma innovatsiooniga ja peab tunnistama, et me oleme jõudnud väga kaugele. Kindlasti mõned teist on veel elanud teistes riikides ja võib-olla kokku puutunud avaliku sektoriga, et ma arvan, et sellised Eesti inimesed tajuvad kõige paremini, mis väärtust meie digiriik juba loob. Et just see, et inimesed ei pea koguma erinevaid dokumente, jooksma ühest asutusest teise, et tõestada, et neil on õigus kasutada teenust, milleks neil on juba seaduslik õigus olemas. Aga praegune probleem on kahjuks selles, et inimesed, kuigi nad saavad teenusele väga lihtsalt ligi interneti kaudu, nad võivad minna kontoritesse koha peale, nad peavad olema teadlikud, et neil on õigus seda teenust saada. Et meie järgmine samm ongi siis proaktiivsed teenused. Me ei salga maha, et meil on palju suurandmeid. Meie probleem on praegu see, et me ei kasuta neid andmeid nendest täielikus potentsiaalis ära. Ja siis praegu paljudel on juba kokkupuudet Eestis proaktiivsete teenustega, aga siis selline üldine põhimõte on, et tulevikus ka, kui meil on see info olemas, et inimene või ka ettevõte vajab riigipoolset tuge, et nemad ei pea seda teenust kuskilt leidma, vaid see teenus läheb nende juurde. Ja tehisintellekt on siis midagi sellist, mille kallal me oleme juba veidike töötanud, et siis tulevikus inimesed ei pea ootama kuni tööpäevani või 9-5 esmaspäevast reedeni, et saada riigipoolset tuge. Nad võivad suhelda meie armsate chatbotidega, kellel on väga ilusad Eesti nimed ja saada juba paljud vastused enne kätte. Lisaks võib-olla, mis on selline eriline pool just meie delegatsioonidele, on see, et oma tehisintellektiga me proovime hoida ka oma eesti keelt. Et paljudel riikidel ei ole seda vajadust, kuna tegemist on suuremate riikidega, meil on väike populatsioon, kellel on oma keel, et just sellest poolest rääkida, et meil on oma Siri või Alexa ja just kui me sellest avatud lähtekoodist räägime, et kõikidel on see ligipääs olemas, nad saavad selle kratti võtta endale töösse täiesti tasuta. Nüüd edaspidised 3 näidet on minu eelmised esinejad juba õnneks sisuliselt ära rääkinud. Kui keegi peaks seda videot järgi vaatama, et siis ma kindlasti soovitan need eelmised esinejad ka ära kuulata, et ma siis pikemalt nendel teemadel ei peatu. Aga piiriülesest andmevahetusest võib-olla, mis ma just sihukese Eesti ja Soome poolse koostöö poole pealt juurde tooksin. Ma kuulsin Niisi ütlemas, et nende selline tuleviku visioon on, et me saame raamatu Eesti raamatukogust laenutada ja jätta selle raamatu Soome raamatukokku ja kuna meil on see ilus interoperability, ütlen praegu inglise keeles, et siis see ei ole mingisugune probleem. Aga just selline piiriülene andmevahetus, et see ei ole ainult mugavuse küsimus. See on ka elupäästav küsimuseks, et ka sellepärast me liigume selles suunas just aegkriitiliste terviseandmete vahetamise mõttes, e-retseptid ja nii edasi. Personaalmeditsiin, sa nägid väga hästi ette, mis ma kõik tahtsin tulevikust rääkida. Just tulevik ongi käes just, et võib-olla siia taustaks veel juurde, et tegelikult meil on ju geenivaramu olnud aastast 2001, kui ma ei eksi. Ja see on nii ilus näide sellest, kuidas teaduse ja ideega ka üks idee arenes teiseks. Et tänapäeval me ju saame nii palju asju öelda selle DNA info põhjal, mis meil seal geenivaramus juba on olemas. Ja just
toodigi näide siin näiteks rinnavähi ennetuse mõttes, et jah, naisi kutsutakse regulaarselt siis uuringutele, aga tegelikult osad naised peaksid palju varem nendele uuringutele minema, et me peaksime kogu seda võimekust ära kasutama, mis meil tegelikult juba olemas on. Ja miks me jälle selle kallal tegutseme, on jälle selline näide, et me oleme sellises, paremat sõna ma ei oska öelda, aga pentsikus olukorras, kus meil on solidaarne tervishoiusüsteem ja vananev ühiskond, mis tähendab seda, et meil on järjest rohkem survet meie tervishoiusüsteemil ja see jällegi sunnib meid olema innovatiivne ja mõtlema uusi lahendusi, et me saaksime oma praegust süsteemi, mida me väga hindame, ka tulevikus hoida. Et siis juba enne räägiti ka näiteks meie sammudest, mida tihtipeale inimesed loevad. Paljud inimesed jälgivad, kui palju vett nad päevas tarbivad. Et kogu seda informatsiooni saab väga hästi tulevikus ka ära kasutada, kokku panna, et inimesed saaksid just personaalset tagasisidet selles osas, kuidas oma tervist paremini hoida. Ja kogu see põhimõte, miks, on siis just see, et muuta seda suhet, mis inimestel on oma tervisega. Et me ei läheks arstide juurde siis, kui me oleme juba haiged, kuna ennetus on alati odavam kui see reaalne ravi. See on väga lihtne põhimõte. Ja siis, kuna meil on aeg juba otsas, siis ma siin ka ei peatu, aga sellest räägiti juba enne väga hästi. Kuigi me seda jalajälge ei näe, meil ei ole hunnikus pabereid laua peal, ikkagi meie digi jätab jalajälje meie loodusele, et meie järgmine suur eesmärk on siis tegutseda väga tugevalt ja selgelt selles suunas, et see jalajälg väheneks. Ja edasi me räägime siis, mida me ise kutsume mitte vigade slaid, aga see, millest võiks õppida. Peaaegu 30 aastat ehitades seda digiriiki on mingisugused mustrid või mingisugused, eks ole, kontsentreeritud teadmised, mida me juba saame selles protsessis kaasa võtta. Ja see ongi tegelikult see, et väga tihti küsivad, grupid konkreetselt küsivad, et mis valesti läks. See on võib-olla selline alati hästi huvitav, et võib-olla mida vältida. No äkki võrdluseks me toome siis hoopis, mida teha. Alustada näiteks sellisest poliitilisest visioonist või pikaaegsest visioonist. Ja see on ka kõige suurem komistuskivi teiste riikide valitsustele tõenäoliselt. Sellepärast, et nähakse Eestis funktsioneerivat süsteemi ja siis tahetakse ju kohe, aga tulemus ei tule kohe. Et me ju näitame justkui midagi, mis päriselt toimib, et see ju täpselt, et me räägime, tulevik on siin. Me ei räägi millestki täiesti utoopsest, me räägime sellest, mida Eesti inimesed kasutavad juba. Me soovime ka. No jah, aga see ei tule kohe, see ei tulnud ka meile kohe. Seetõttu tulebki mõelda pikaajaliselt ette ja julgeda astuda esimesi samme. Siis alati hoida kõik süsteemid lihtsalt. Ja siin on mõeldud esiteks funktsionaalsuspool. Kõik teenused peaksid olema lihtsasti mõistetavad, arusaadavad. Mul ei pea olema programmeerimisoskusi, et oma riigiga suhelda. Aga samamoodi ka seaduslik raam. Mida keerulisemad, komplekssemad on seadused, mida rohkem on selliseid tuleringe, kust läbi hüpata, siis innovatsioon siin vist ei kasva. See läheb sinna, kus mängureeglid on veidikene lõdvemad. Ja seetõttu ma arvan, see on ka üks Eesti edu põhjused, miks me oleme saanud nii palju innovatsiooni tuua. Kõigepealt selline mentaliteet, et kõigepealt vaatame, kuidas see lahendus toimib ja siis vaatame, kuidas ta reguleerida ka, et ta õiguslik oleks. Siis me oleme väga tugevalt alati rääkinud kõigest läbipaistvusest, eks ju. Seetõttu me ka delegatsioonide ees jagame erinevaid probleeme, kui oli ID-kaardi, selle kiibikriis, eks ju, kuidas väga kiiresti tehti kommunikatsiooni, et tulge nüüd vahetage välja ja elimineerime selle teoreetilise nõrkuse. Kui on erinevad küberintsidendid, Eesti on väga hea eestkõneleja, väga avatult jagab kõiki neid sõnumeid ja seetõttu ka väga hinnatud selline kompetentsikeskus.
me näeme, et kõik, mida me saame jagada, on ju kiirem. See tuleb väga otseselt X-teest. Ärme igaüks kuskil nokitse omas nurgas, vaid jagame kõike seda know-how'd ja erinevaid tehnoloogilisi süsteeme, mis on ka eks ole, sisse kirjutatud osaliselt rahastusvahenditesse, eks ju, et teeme selliseid ühiseid platvorme ja need on pigem eelistatud rahastuse saamisel. Siis me näeme, et aina rohkem on tegelikult ka funktsionaalsuse kõrval oluline see, kuidas asjad välja näevad. Eks ju, miks me uuendame terviseportaali, miks me toome aina rohkem, miks me mõtleme, et kuidas saada iVoting nüüd mobiilirakenduseks, kuidas saada Eesti, et oleks mobiilis, eks ju, me räägime sellest mobiilikukrust ja kõik nii. Päriselt need teenused peavad olema funktsionaalsed, aga nad peavad olema ka meeldivad tarbida ja aina rohkem me peame sellel tegelikult mõtlema, et meil on uued generatsioonid, eks ole, sisenemas tarbijate näol, kes tahavad, et riigiteenused oleks sama lahedad, meeldivad ja ilusad nagu Instagrami kasutamine. Et see on päris reaalsus. Ja jah, nagu me rääkisime, siis see partnerlus avaliku ja era vahel on üks kindlasti meie edu aluseid ja seda ka alati jagame, et me ei karda, et eraettevõtted oleksid meie riigiga kaasatud. Ja alati ka jagame, et mis see siis on, et kuidas te nagu alustasite ja kuidas te üldse julgesite neid kõik otsuseid vastu võtta, aga ja seda osa on kõige keerulisem selgitada, sest et see ei ole selline. Täiendada küsimus läheb siia, et mis Eesti tegi teistmoodi kui teised riigid, et seda minu käest oli ka küsitud. Just ja see punkt ka, kust me alustasime, et miks me julgesime üldse nii palju digi peale rõhuda, et kust see kõik tuli. Meil ei olnud ju mingisugust reeglite raamatut, et näed, niimoodi ehitatakse head funktsionaalset digiriiki. Keegi ei olnud seda varem teinud, me ei teadnud, aga me julgesime. Me katsetasime. Väga palju oli kindlasti abi sellisest erast tulnud mõtteviisil, et ehitamegi riiki nagu startupi. Kui läheb valesti, siis teeme teistmoodi, eks ole. Siis tuleb pivot ja vaatame, kuidas saab teistmoodi arendada neid süsteeme. Et selline julgus võib olla peale hakata, jah. Ja alati on ka selline mentaliteet olnud, et ükski lahendus ei sobi 100% ja see on okei. Et ei ole selliseid absoluutseid lahendusi, aga meie innovatsioon ei jää selle tingimuse taha kinni. Et kui see teenus ei sobi nüüd 100% kogu populatsioonile, et siis me lükkame ta kõrvale ja me ei tee seda. Ei, me teeme ikkagi, võib-olla me pakume seda teenust, äkki see on funktsionaalne 60%, 80% ja siis vaatame need erandid nagu üksikjuhtumitena üle. Et innovatsioon ei jää seetõttu tegemata, et meil ei ole üldisi lahendusi. Nii et me alati julgustame, olge julged ja katsetage ka. Ning siinkohal pakume, olge teie ka julged, küsige teie ka. Mis te veel tahaksite teada? Küsimusi, mis teie käest, nagu Piret siin tõi välja, mida küsitakse, millele te ise kuidagi jääte toppama, et kuidas, mis meie jaoks on iseenesest mõistetava, kuidas seda võib-olla mingile väljapoolt tulnud inimesele selgitada. Et praegu on hea võimalus. Kui ei, siis võib-olla me ise räägime natukene nendest tüüpküsimustest, mida me hästi tihti saame. Ja ilmselt, kui me hakkame sellest rääkima, siis teil endale tulevad ka need üsna tuttavad ette. Et võib-olla... Top 1 pomm küsimus või? Jah. How do you trust your government so much? Nagu kuidas eestlased nii väga täiesti pimedalt oma valitsust usaldavad? Just. Kuidas siis eestlased usaldavad? Või siis just see, et oi, aga meie seda teha ei saa, sest meie niimoodi oma valitsust ei usalda. Kuidas teie tunnetus on, kas eestlased väga usaldavad oma valitsust? Ma tahan seda tuua teispoolse näite tegelikult, et mul oli võimalus nõustada, ma ei ütle riigi nime, aga konsulteerida nende tervisevaldkonna inimesi ja ma küsisin nende käest, et mis on teie eesmärk, et te tahate seda digivormi viia oma teenust. Ja uskuge või mitte, vastus tuli, me tahame kontrollida oma inimesi. Mitte, et me tahame neile pakkuda paremat teenust. Nii et ma arvan, et see küsimus on päris õigustatud mõnede riikide poolt. Ja ongi õigustatud ja see on täiesti arusaadav sellistelt
kultuuriliste erinevuste pinnalt, Ajalooliste. väga probleemsete ajalooliste sündmuste pinnalt, et see ongi õigustatud küsimus, aga võib-olla jah, meie näitas, et kas me siis usaldame väga palju. Keegi ei julge praegu siin. Jah. Eriti 2090 lõppu, 2000 alguses räägime inimestest, kes olid siis valitsemas, kes reaalselt selle Eesti vabaks võitlesid. Tähendab seda, et meie tegime selle riigi, ja meil on iseennastusena mitte mingi kolmandat välist üksus. See kontseptsioon, et riik on neist ära, see nähtus on meile võõras. See on see, eks ta hakkab nagu põlvkondadega järjest juurde tulema, aga too põlvkond, kes alustas ilmselgelt olid sellest põlvkonnast, kelle jaoks. See on see riik, mille me ise tegime. Väga paljud riigid ei saa sellist asja tekkida. Väga keeruline. Samas Aafrikas on paljudes riikides iga 10 aasta tagant tekib jälle uus generatsioon, kes on ise selle riigi ehitanud pärast väikest riigipööret ja seda ownership'i nagu on, aga ometigi ei lähe asjad nii. Ja samas on, mina kasutan seda küsimust alati tuues siis seda kontrollimehhanismi, mis meil enda käes on, me saame näha, mida riik ja kes meie andmeid vaatamas käib. Ma isegi olen leidnud väga huvitavaid asju vahest. Küsisin kohe 112 käest, et mis käisite mu andmeid vaatamas. Ja väga õige, ma arvan. Ega neil head vastust ei olnud, aga küsida sa ikka. Ja ma arvan, et see ongi see võtmevastus sinna, et tegelikult nagu pinged ka selle teise riigi poolt maha võtta, et sa ei pea tegelikult usaldama. Sa ei pea pimesi usaldama oma valitsust ja ka meie ei lähe ju igal õhtul magama. Ma loodan, et mu riik ei müü mu andmeid Metale, eks ju. Et see ei ole selline pime usaldus. See on pigem riigi poolt mulle vaja näidata, et ma saaksin neid usaldada. Eks ole, eetilised otsused ja täpselt seesama läbipaistvusprintsiip. Just, ma olen nõus sellega, mis sa ütlesid just Eesti nii-öelda taasiseseisumisaja kohta, et 90-ndad ja 2000-ndate algused. Kuid ma arvan, et praegu meil ei ole sellist samad suhtumist alles, et see on ikkagi muutunud juba just võib-olla uute põlvkondadega. Saame väita, et me suudaks täna saamist teha. Ja, kahjuks seda hüpoteesi ei saa kontrollida ka. Nii et... Me peame oma inimestest ja oma sellest keskkonnast tollel ajal aru saama. Just. Aga just... Hoidused võid olla nõmedad mittekohased just sellepärast, et see oli siis. Ei saa öelda, et saame ühiskonnale samu asju teha täna, mingi 94 küla läinud. Aga ma arendan seda küsimust veel edasi, aga miks sa praegu kasutad meie digiteenuseid? Kui meil ei ole... Sama küsimus, et miks me seda tegime või miks me... Aga see küsimus ongi pigem nagu sellise praeguse olukorra kohta, et kuidas praegu veel inimesed julgevad kõiki neid teenuseid kasutada ja et sul on see teadlikkus. Tekkemehhanisme on põhimõtteliselt 3 kogemus ja see, mille me täna saame välja tuua, ongi meie kogemus. Hetkel me saame öelda, et meil on kogemus, ja see Aafrika riikide näide on sõnumist relevantne. Seal on vastupidi, seal on kogemus, mis näitab, et ei saa usaldada, eks ole. Teine on mingisugune läbipaistvus. Me öelda, et kui meil on päriselt läbipaistev maailm, see on auditeeritud andmeid, saame kuidagi kontrollida, nagu reaalne kontroll eksisteerib. Ja 3. kõige levinum mehhanism on sõbra soovitus. Et keegi meile autoriteetne on öelda, et okei, me teame, kuidas see kannab üle. Rohkem ei ole mehhanisme, kuidas me neid usaldame. Neist 3 tuleb välida, mida praegu parasjagu mingis kontekstis keegi tarbib. Ma arvan, et nüüd, mis me oleme suutnud paika panna, on selline, kui me räägime isegi usaldusest, et jah, meil on pikaajaline kogemus, hea kogemus, et võib-olla sealt tuleb see usaldus, aga see on siiski selline usalda, aga kontrolli suhe. Et meil on ikkagi need mehhanismid. Võime küsida, kui mitu protsenti inimesi ma näeb selle QR-koodiga kontrolli. Aga piisab selleks, et oleks hirmus. See on kogu lugu, et reaalselt seda kontrollimehhanismi paljud oli vähem. Selline usalduskogemus põhjal on olnud suurem. Kontrolli kaudu ongi see kontroll rakendab väga näide sellest, kas me päriselt kontrollime. Võimalus on kontrollida. Kas me päriselt kontrollime, minu mõttes oli selgelt alla 5%. Aga just see, et me oleme loonud selle võimaluse kontrollida, loobki just sellise usaldava pinna, et kui meil ei oleks võimalust kõike seda kontrollida, siis kas see usaldus oleks nii suur ka? See on natuke muna ja kana küsimus.
lõigata, et samamoodi küsida, et aga miks sa usaldad neid kontrollimehhanisme, mis riik sulle loonud on selle kontrollimiseks. Et sa ütled küll, et sina said vaadata et kes sinu andmeid selle 112 on vaadanud, aga kus sa tead, et riik sulle päriselt näitab mida sinna. See on see, mida vastu küsitakse, aga see võib olla ka fake ja pettus. Jah. Ma nii loodan, et seda kõike on pärast kuulda ka, sest et see kogu pikk arutelu toimus ilma mikrofonita. Jah. See win-win küsimus ikkagi ka, seesama, millest enne rääkisime, et ma annan enda informatsiooni sellepärast, et ma tean, et see tegelikult, mis ma vastasaan, on see vale, et sellepärast me usaldamegi seda, et me oleme kõik kogenud seda, kuidas me tegelikult võidame sellest samast riigist. See on ka selline nagu natukene vale arusaam mõnede riikide poolt, et kuidas sa üldse annad oma isiklikke andmeid riigile. No aga see on ju tavaline praktika, see ei ole ainult mida Eesti teeb, eks ju. Kõik valitsused koguvad mingil määral andmeid, et pakkuda avalikke teenuseid ja see, kui me kogume, eks ole, suurel hulgal andmeid, et siis ongi see trade-off, et aga me saame ju ka väga häid teenuseid vastu selle eest. Ja tegelikult see on jumala õige, et kui palju siis eestlased kasutavad. Tegelikult see Eesti kontekstis ei olegi üldse mingi teema ja tihti ka ütlen gruppi, et teie jaoks on oluline, et me näitame eesti.ee andmejälgijad ja et meil on terviseandmete logi ja see on kõik usalduse kriteeriumid ja kuidas me tõstame seda, päriselt näitame, et mis see tähendab olla siis läbipaistev riik. Aga kui sa eestlase käest läheksid praegu siia samasse tänavale ja küsiksid, et millal sa viimati oma andmejälgijast vaatasid, mitte tihti. No ilmselt mitte tihti. Et see ei ole nii põletav küsimus eestlase jaoks, kui see on välismaalase jaoks. Siit kohe, kas me saame kohe juba Kalevile mikrofoni viia? Mulle väga meeldis see arutelu, et kohe tuleb selline otsa küsimus, et aga Eesti on ju nii ainulaadse algusega, et tõesti paljudel riikidel ei olnud sellist olukorda, et kui sa oledki juba vana demokraatia, sul süsteemi toimivad, kuigi see on niisugune suur bürokraatiline protsess, siis tihtipeale, et aga meie ei saa uuendada, meie ei saa digitaliseerida või et meil ei ole samat olukorda ja seda ei ole võimalik teha. Aga sina kui erasektori esindaja just ja soovid meie lahendusi just väljapoole ka müüa, kuidas sina seda tackle'id või vastad siis sellistele arvamustele, et kuna Eesti sai alguse niimoodi, just meie digitaalne Eesti, et siis meil ei ole mingit lootustki digitaliseerida. Kultuurilisi eripärasid tulebki aktsepteerida. Tuleb öelda, et mõnes kohas need asjad, mis me teinud oleme meil enda, aga Taani ei ole kuidagi väga uus riik, ei olnud kuidagi meiega ajalooliselt samas kohas. Taani digitaliseeritustase ikkagi kohati üsna sügavalt ületab Eestit, eks ole. Island on jällegi hästi sarnane meile oma väiksuse tõttu ja veel paremini väike, mis tõttu paljud asjad on seal isegi edevamalt lennanud kui meil, sest nad on veel väiksemad, nad on veel väiksem kogukond, nad tunnevad veel rohkem teineteist. Et meil on mingid veidrused ja neid veidrusi tuleb aktsepteerida, kõik ei ole kopeeritav, igal ühel on oma tee õnnele, eks ole, et õnnetud ollakse kõik nagu ühtmoodi. Kas keegi soovib lisada, kuidas... Panen väikse kommentaari siia juurde, et kui on huvi rohkem, siis toksige selline sõna nagu digiriigi ajalugu. 65 tundi intervjuusid Kaleviga seal hulgas ja paljude teistega sellest, kuidas digiriik sündis esimesed 25 aastat. Riia kirjutas oma blogis ka ühe väikse ülevaate, on need perioodid ja sellised põhilised väljakutsed ja see esimesed 25 aastat on päris hästi nüüd üles tähendatud. Saab kuulata ja üsna varsti Stanfordi ülikooli siis Balti arhiiv paneb selle välja ka niimoodi, et on ingliskeelsed subtiitrid all kõigil nendel videotel. Nii et kui on pikk lend, laadige alla, kuulake Rahvusarhiivist, kõik kätte saadav. Taavi Linnamäe minu nimi siis ja tegeleme ka digi
muutuse ekspordiga ja konsulteerimisega peamiselt nagu arenguriikides ja seda on isegi kuidagi võimalik või hoomatavam seletada, et Eesti ja Taani või Eesti ja Saksamaa, et miks Saksamaal ei saa. Aga et kui ma küsin, et aga Eesti ja Läti, Eesti ja Leedu, Eesti ja Kasahstan, kes kõik alustasid, eks ju, aastal 91 samast kohast enam-vähem, et miks ta kuskil on olnud ja kuskil ei ole, et siis on jälle natukene keerulisem seletada, aga ma arvan, et natukene üks vastus, alati natuke peab olema ka pärituult ja õnne ja vedamist, eks ju. Aga üks osa vastusest on tegelikult natuke sellest, millest just siin viimati räägiti, need 65 intervjuud, et tegelikult ma arvan, et üks oluline komponent on see, et Eestis usaldati noori inimesi ja siukeseid natuke kastist välja inimesi kõrgetele ja olulistele kohtadele riigi juurde. See tuleb sellest, et vana plats löödi puhtaks, võib-olla ka edukamalt kui näiteks meie lõunanaabrite ja nii-öelda muu endise idabloki juures, et meil olid 28-aastased peaministrid juba siis ja kõikidel muudel kohtadel ka ja nendel inimestel lasti ilma nii-öelda liigsete võib-olla välja kujunenud bürokraatiliste piiranguteta, mis täna juba, ma arvan, on nii-öelda oluline takistus tegelikult samasuguse asja kordamisel oleks. Et lasti teha ja lasti katsetada, lasti ka eksida ja tehti, nii nagu nali oli, et ega ID-kaardi esimene funktsionaalsus oli ikkagi peamiselt nagu jää puhastamine autoklaasilt. Et alles hiljem saime aru, kui hea asjaga oleme nagu hakkama saanud. Et ma arvan, et see komponent, et sattus kuidagi ka mingisugune hulk selliseid sobiva mindsetiga inimesi ridamisi sinna asja ajamise juurde, kus julgeti seda katsetamise teed minna, teadmata toona, kuhu üldse ju tahame välja jõuda. Et nagu sa ütlesid ka, et ega see ka kuskil mujal ei ole see kohe tehtav, et see võtab aega, aga Eestil läks 25 aastat aega, ma arvan täna, kui kuskil riigis keegi võtaks selle päriselt ette poliitiliselt motiveeritult, hakkaks õigest otsast pihta, eraldaks ressursid ja nii edasi, ma arvan, et see niisuguse 5 aastaga on see edulugu justkui nagu korratav, aga siin tuleb jälle mängu see, et every state is a culture, et sa ei saa lihtsalt nagu kopeerida, et igal pool sa pead taas leiutama, aga palju lihtsam on leiutada, kui sa tead, kuhu sa välja tahad jõuda. Aga jah, see on see, kuidas mina seda lugu olen ka läbi aastate pidanud rääkinud, sest mulle tundub, et see on nagu üks komponent, mis on nagu võtmetähtsusega, et need 65 intervjuud, ma arvan, avavad seda maailma päris hästi ja tasub mõelda, et miks just nende inimestega intervjuud tehtud on. Absoluutselt nõus ja just toetan ka selle argumendi poolt, et tulebki ausalt rääkida. Me olimegi päris unikaalses olukorras ja me ei saa teistelt ühiskondadelt eeldada, et nad kogu oma seni üles ehitatud riigi nüüd prügikasti viskavad ja nullist alustavad. See ei olegi mõeldav ja väga paljud osad ei olegi kopeeritavad enam. Aga sellise tõe terviklikkuse või aususe mõttes võiks sellist nagu taustalugu ikkagi rääkida, et need olid need komponendid. Ilmselt teil ei õnnestu kopeerida, aga meie jaoks oli see tuul meie purjedesse. Head aega. Kas teil endal tuleb veel mingisuguseid selliseid stereotüüpküsimusi või väiteid pähe meie digiarengu kohta? alati, et kuidas te usaldate ikkagi ja kust te teate, et nüüd arst ei kuritarvita seda kõike ja üks kõige huvitavam lugu oli, kui üks delegatsioon, ma ei mäleta, mis riigist, aga mäletan, see oli riiklik ja neil oli nagu hea taust ja oli hea taust ka nagu õiguse osas. Ja ikkagi tuli see küsimus ära, et kui näitasime, et kuidas meil vaikimise need andmed avatud ja siis tuli tegelikult selline küsimus, aga see on kõik ju GDPR-iga täiesti vastuolus. Et selle peal nagu ei osanudki midagi öelda. Aga jah, lihtsalt meenus siuke seik. Kui te mõtlete nüüd avaandmete portaali, siis see on küll selline anonüümiseeritud ja see osa, mida me saame kasutada. Jah. Okei. Meil tekkis väga hea arutelu ja näitab hästi, kuidas me vooluga kaasa läheme ja kohandame, et me mõtlesime, et vastame ise nendele küsimustele, aga meie publikul olid väga asjakohased vastused olemas, eks teie olete sellega juba palju pikemalt ka kokku puutunud. Kas kellelgi veel lõpetuseks tuleb mingisugust näidet pähe? Kui ei, siis me olemegi juba päris palju üle aja läinud, et me täname väga, et te olite siin nii kaua ja nüüd vist Maris võtab jälle üle.